Mina olen Madis Tiik, olen perearst, ettevõtja, terviseagentuuri omanik ja mitmete põllumajandusettevõtete omanik. Asume Saaremaal, Rahtla külas, Andruse talus ja see on meie pere taastatud selline ankurpaik, kuhu kõigil on hea tulla ja kus kõik meie ettevõtted on registreeritud ja siit me neid ka juhime. No siin me oleme nüüd meie talu tuuliku juures ja plaanis on, et äkki teeme siit ühe sellise suvise kontori, et hea oleks saab sinna üles ronida ja hea vaade ja mõnus vaikne, keegi ei sega. Siin kõrval on ka viinamarja kasvatus meil ja eelmine aasta saime 60 liitrit oma talu veini, aga maitsev oli. Aastast 2001 kuni 2008 ma olin Eesti Perearstide Seltsi esimees ja ma nägin tegelikult neid tervishoiusüsteemi valukohti nagu väga erinevatest aspektidest ja mul oli nagu selline oma ettekujutus nagu sellist toimivast lahendusest. 2006. aastal ma võtsin esimese sellise kaugnimistu, mis asus Sirguliinas Valgamaal ajutiseks asendamiseks, kuna seal arsti ei leitud. Ja siis tuli kõppu ja niimoodi hakkas ta kujunema, sellepärast, et kuna ma sain sellega hakkama, siis juba haigekassa pöördus minu poole, et kuule, et nüüd on järgmine kriis, võtta see järgmine. Ja ühel päeval oligi juba mitu tükki, siis oli vaja võtta kedagi, kes seda juhiks ja siis oli vaja laieneda. Ja mingil hetkel sai sellest nagu selline juba omaette nagu äriplaan, et me olemegi selline kriisi löökrühm, kes läheb ja päästab olukorda siis, kui olukord on nagu väga kehva. Ma julgen käivitada, ma julgen alustada ja siis mingil hetkel ma pean andma selle kellelegi üle, et asi edasi läheks. Meie sugust tervisekeskust või siis perearstiabi osutuvat ettevõtet Eestis rohkem ei ole. Et on väiksemaid ja suuremaid erinevas juriidilises vormis olevaid perearstikeskusi, aga perearstikeskust või tervisekeskust, kes on üle Eesti, aga samal ajal justkui üks meeskond, sellist ei ole. Samamoodi on meil mitmeid erinevaid tööprotsesse või asju, mida me teeme teistmoodi, mida ka teised ei tee. Ka Tervisekassal ja Terviseametil on meil vahel, et kuidas meid siis vaadata, sest meil ei ole filiaalid, need on eraldiseisvad keskused nagu asukoha mõttes, aga samal ajal me oleme keskses infosüsteemis, meie igapäevaprotsessid on väga seotud iga keskusega. Et selles vaates me oleme hästi teistmoodi ainulaadsed Eesti turul. Kui me teeme midagi, millesse me nagu usume, siis me oleme väga sihikindlad, aga tegelikult väga emotsionaalselt, et me seda selles mõttes ka, mis mulle meeldib, et me jääme nagu selleks, kes me oleme, et ka poliitikute ja ametnikega läbi rääkides me ei räägi kunagi sellist ümmargust juttu, me räägime otsekoheselt, emotsionaalselt. Mina olen pisaraid valanud, kui on asi, kui on nagu lihtsalt nii keevalt nagu selle sees, aga selle teine pool on jälle see, et sa pead vahepeal tegema kellegi käest küsima, et kas see asi, mille eest ma olen valmis nagu lõpuni suruma, kas see on õige, kas see on seda väärt ja siis on kas oma Indrek meil on ja on väga hea või meie admin-tiim või lõpuks on see ka patsient ja see on ka perearst või pereõde, kelle käest sa küsid, et kas sa tahad, et ma lähen ja võitlen selle eest lõpuni, kas see on sinu jaoks nagu oluline, et siis me vist oleme mõlemad nõus väga palju. Me oskame väga palju ebamugavust väga pikalt kannatada. Meie veised, neid on üsna palju meil, umbes 100 ringis, ehk siis peaaegu sama palju kui terviseagentuuris töötajaid. Aga nendega siin on väga lihtne, et annad süüa, siis nad on suga sõbrad, keegi ei ole su peale pahane, keegi ei nõua palka juurde. Nii et selline teineteise mõistmine on meil siin. Me vaatame, siin on meil siin on meil päris palju põnevaid tegelasi. Ja, kuidas see läheb? Kuidas teil täna on? Kas kõik on hästi? Töötamine inimestega, töötamine siin poliitikatega, eks, et olla siin riigi tasandil, ütleme, mingi tervishoiupoliitika tegija või olla nõuandja mõnes välisriigis. See tähendab seda, et mul peab olema midagi sinna vastukaaluks, mis seda väga kõrget sellist emotsionaalset või vaimset
tööd tasakaalustaks ja selleks on kõige parem füüsiline töö või selline maatöö, et sul ei ole inimesi, kellega sa pead suhtlema, lähed loomade juurde, annad neile süüa, nad ei ole su peale kurjad, nad ei kaeba su peale, nad ei taha sind kuidagi ära nullida, eks, ja see tasakaalustab seda ääretult stressirohket nagu arstitööd või ka ütleme tervishoiukorraldaja tööd. Ükskõik kuhu töö viib, on see Eestimaa lõuna või põhjaossa või Euroopasse või Aasiasse või ükskõik kuhu maailma otsa. Ikkagi see kodu ja see kindlus, kus mõtteid ja energiat koguda, on ikka siin. Ja sellepärast ongi see minu jaoks vaikus ja keskkond ja looduse kapriisid ja vaheldumine. See on see võlu, mis siin Saaremaa loode nurgas mind kõige rohkem paelub.